Tere, kallid sõbrad, kohtusimegi jälle taas, ei läinudki jällegi nii kaua aega mööda. Ma vaatasin teie kommentaare, lugesin kõike ja väga paljud olid huvitatud fosforiidi kohta, et kas siis hakatakse siin kaevandama seda või mitte ja mis siis saab. Ja minu teada, mida nad seal vist kirjutasid, oligi, et Rakveres, kui hakkavad siis kaevandama ja idas vist, eks ju. Ja Tapal ka vist, kui ma ei eksi. Ei vist ei olnud Tapa. No okei, midagi sihukest ühesõnaga oli. Aga hakkame siis vaatama, mis see endaga kaasa tooks ja kas see läheb siis neil läbi ja kas hakatakse sellega tegelema. Keskendun siis küsimuse peale see fosforiit. Küsime siis kõrgemalt, et luba. Puhastan energiat ära. Ja näidatakse meile siis seda õiget teed. Fosforiit. Segan siis need kaardid ära. Ja hakkame vaatama. Nii. Nagu ikka paneme 3 aastat. Mina ütlen ausalt, mina niipea seda ei näe. Tulevad takistavad kaardid. Et kui läheb, siis nagu näitab, et algul läheb nagu suure hurraaga ja siis järsku tuleb nagu mingi väga suur takistus. Aga vaata, kui on torni kaart, eks tower on siis torn, eks ju eesti keeles. See tähendab alati seda, et midagi tuleb hästi järsku, mingi muutus, negatiivne muutus, midagi, mis mõjub nagu jube halvasti. Et mina näen, et see plaan täielikult läbi ei lähe. Isegi kui ütleme, et kui nad alustavad ja alguses on suur hurraa, kõik on nagu nõus, kõik on nagu hästi positiivne, positiivselt meelestatud, siis on midagi, millega arvestatud ei ole. Mingisugune väline faktor tuleb, mis siis jääb segama. Ja kuna ta on, vaata, suur arkaan on siis tugevam kui väike arkaan, eks ju, siis ma pean ikkagi ütlema, et nende aastate sees sellisel määral, et see hakkaks nagu ütleme, et meie nagu kvaliteeti, elu kvaliteeti mõjutama või meid mõjutama ma ei näe. Ma arvan, et see on hea uudis üle pika aja siis. Aga tuleb, kui ma vaatan nagu 3 aastast nagu edasi, no ilmselgelt ma arvan, et see võtabki siis kaua aega, päris ülegi niimoodi, et võtame siis mingi kraana ja kaevame mingi 50 meetrist augu, eks ju. Et see ettevalmistus võtab tegelikult, ma arvan, kindlasti väga palju rohkem aega. Aga ütleb, et võib olla ka selline olukord, et kui midagi tuleb või hakatakse tegema, siis kuidagi nagu see info nagu suletakse ära. Et väga palju ei pruugi üldse meie tavainimeseni jõuda, mis tegelikult tehakse või mis siis ära viiakse. Et, aga seda ei näita nüüd praegu, seda näitab alles kuskil 3-5 aasta pärast. Et siis sealt poolt, ütleme niimoodi, et siis lähitulevikus sellist ohtu ei ole. Aga vaata, saatana kaart on ka siis see suur arkaan, eks ju, kui ütlebki, et kuskil 3-5 aasta, ma ütleks isegi, ma arvan 4-5 aasta peal isegi, päris 3. alguses ma seda ka ei näe. Et siis võib tulla seal midagi kavalat jälle mängu. Aga no ilmselgelt seal on need rahad mängus. Aga ma ei näe, et sellest saaks siiski nagu meie selline nagu meka või selline nagu asi, millega siis nagu hakkaks riik nagu väga suurt nagu raha teenima ja mis olekski nagu, no ütleme meie Nokia siis nagu, eks ju. Et ma ei näe. Nad peavad leidma ikkagi mingisuguse nagu uue viisi. Isegi kui mingi aeg seda tehakse, ma ei näe, et seda jäädakse nagu püsivalt tegema. No ma ütlen ausalt, et ma väga vist see loodustunnist siis nagu puudusin, ega ma väga ei taipa ka, mis kuulnud olen, aga kes see mäletab, mis 20 aastat tagasi õppisid, eks ju. Ega seda ju lõpmatuseni ka sa kaevandad, mingi, et saab otsa ju vist, ma eeldan. Või siis, kui ta tekib, see tekib aeglaselt, ma eeldan mingi loodusvara, eks ju. Ühesõnaga, eks ma siis pärast guugeldan ja saan targemaks, ma ei mäleta. Aga ei, sihukene pidu pikalt kestma ei jää. Hakkasin ka mina muretsema, miks ma otsustasin üldse vaadata, sest mina olen ka ju Rakveres. Ja hakkasin mõtlema, et kuule, kuskil siin mingi uudis kirjutas, et 40 meetri sügavuselt siis hakkavad kaevandama, et me elame siin samas, et ma küll ei tahaks, et see hakkab ju tegelikult see midagi loodusest ära võtad, siis tegelikult
kõik on ju sümbioosis, sama ju, kui sa kehas midagi ära võtad, eks ju, ära lõikad, siis samamoodi midagi jääb ju kannatama. Kõik on ju tegelikult paika seda täpselt nii, nagu ta olema peab ja kui sa midagi kogu aeg ära võtad, siis kuskilt tuleb jälle vajaka. Et ma arvan, et meil on, siin oleks siis mingi sama süsteem, midagi siis jääb ära meil. Aga õnneks ja ma võin öelda, et pikalt see pidu neil kindlasti kohe ei kestaks. Et sellega me siis selle fosforiidi teema vähemalt võime lõpetada. Aga ma vaatasin, et hästi palju on igal pool tekkinud huvitavaid nähtusi ja selliseid loodusõnnetusi. Viimane siis oligi meil Türgis, aga meil on ju hästi paljud inimesed, kes ju reisivad kogu aeg, eks ju. Just nendesse maas nagu Kreeka, Türgi, need on tegelikult seal väga lähedal, eks ju. Ja paljud ma vaatasin, et hakkavad juba Türgi pileteid müüma suurest hirmust. Et kas sinna tasub minna, kuigi ta päris seal Antaalias, Alanias ei olnud, aga noh. Eks see tunda oli ka sinna. Ma vaatan kiirelt üle inimestele, kes reisivad, eks ju, et kas sinna on ohtu. Kuigi ma tean, et ma aastal, kui lennustasin, et reisige võimalikult vähe. Et tunnetage ise oma neid sihtkohtasid, eks ju. Aga ma vaatan seda Türgit. Ma panen talle selle aasta ringi mõjutused. Kuule, aga siin üldse ütleb, et Türgi pealikule üldse seal pole häid kaarte. Tal vist oli ka see teema, et ta oli ainukene, kes ei soovinud Soomet ja Rootsit vist NATOsse, eks ju. Mul on tunne, et tal on mingi hull praegalt pressure on see inglise keeles, kuidas see siis öeldakse eesti keeles. Türgi selle presidendile hästi tugevalt pandud siis, kuidas ma ütlen, et pinget peale hästi tugevalt. Et võimalik, et teda on isegi ähvardatud. Või pingestatud hästi tugevalt. Et ta võib isegi praegult oma elu pärast karta. Aga vaatame veebruar, märts, aprill, mai, juuni, juuli, august, september, oktoober, november, detsember. No mulle näitab, et ohtlik kuu võib olla veel märts, et seal võib mingi mõju veel tekkida, eks ju, kus ma ei soovitaks sinna reisida, kuigi sinna väga keegi reisigi minu arust märtsikuus. Aprill, mai ma ei näe, aga juunikuus võivad seal mingisugused kas siis rahutused või raske on, väga raske nagu kaartide pealt päris sükust nagu looduskatastroofi nagu leida, aga pigem võib-olla siis nagu peabki vaatama nagu siis pinged või kus nagu ei ole see soosiv, eks ju. Ma ütleks, et oota, kuidas ma nüüd vaatasingi siin jaanuar, see on veebruar juba, märts ja juuni, ma ütleks, et on kõik sellised kuud, et juunikuus mina sinna ei reisiks. Ma ise ju käisin ka, ma käisin augustis eelmine kuu Türgis. Muidugi väga ilus koht, väga, võtaks ei ütle mitte midagi. Mäed on võrratud. Aga mul on tunne, et seal tulevad suuremat moodi rahutused veel. Sest kui ma vaatangi selle presidendi peale, siis midagi seal hakkab nüüd sisekeskkonnast pihta, mingid rahutused. Kas seal on vist kõrval see Süüria ka, eks ju? Seal idas, eks ju, Türgis siis idas on vist see Süüria. Põhilõuna ja idas ikka on Süüria, seal ida poole jääb. Kui Türgi siin, siis siin poole, eks ju. No ühesõnaga, seal võivad suuremad pinged tekkida. Nii et ma ütleks, et aprill, mai, kui tahate reisida, ma ei näeks suurt probleemi, aga juuni, isegi juuli ma ütleks ka, ma väga ei reisiks, võtad suveaegadel. Meil on oma Eesti loodus, on selline suhteliselt ju okei tegelikult. Aga ma vaatan Kreeka ka üle, siis Kreeka on ka selline hotspot, kuhu hästi paljud reisivad, eks ju. Ka minul oli valikutes tegelikult Kreeka. Segan need kaardid ilusasti ära. Et paneme ka selle aasta ringi siis Kreekale. Ta on ka seal lähedal ju. Vaata, mis kukkus. Ei ole midagi. Kreeka ja Kreeta, ma vaatan mõlemad koos siis. Kreeta on ju siis saarekene. Ma vaatan need koos mõjutused. Veebruar, märts, aprill, mai. Maikuu. Mu tuttavad tahtsid just maikuus minna. Okei, mai, juuni, juuli, august, september ka ei soovita.
detsember. Mina ütleks, et mai ja september on sellised kuud, kus seal võib ka mingisugused, noh, ilmselgelt see ei ole ju igal pool, eks ju, Türgis ka ei ole ta igal pool, eks ju, aga ütleme, et nendel kuudel ma siis väldiksin. Mai ja september. Siin näitab, et võivad ka selline ohtlikum aeg, ütleme niimoodi siis reisimisega olla nendesse sihtkohtadesse, mis ma siis vaatasin. Et siis te teate vähemalt need, kes tahavad reisida. Aga ma sain paljude käest ka kirju nüüd selle Soome kohta, eks ju, et noh, et paljud nüüd kardavad Soome jääda. Mina nüüd ei hakkaks kuskile jooksma sealt Soomest, vaid lihtsalt, kui sa näed, et Soome hakkab hästi palju nagu sõna võtma, siis jälgida lihtsalt seda mängu. Kui palju võetakse sõna, et niikaua, kuni seda sõna ei võeta, niikaua võid ju rahulikult elada, mitte midagi ei ole. Mina ka ju siin tegelikult jälgin kogu aeg seda mängu, seda enesetunnet, seda pinget. Samas, kui sõda hakkas ja kõik oleksid siis Euroopast ära, kõik oleksid ju niisama tegelikult põhimõtteliselt aasta aega Euroopast ära olnud. Et pinged, eks ju. Tuleb siin hästi tugevalt nagu oma sisetunnet muidugi kuulata ja hästi pingsalt jälgida. Kehakeelt, ütleme, et poliitikutel, meie pealikutel nõnda nimetatud, kuidas nad räägivad, kuidas nad on. Hästi lihtsalt on tegelikult aru saada, vaata, ütleme, et kui nad midagi räägivad, nad hakkavad näiteks oma nina sügama, eks ju, siis arvad, nad tegelikult valetavad või varjavad midagi. Kui nad hakkavad näiteks ise ennast katsuma samal ajal, siis nad üritavad ise ennast rahustada, nad teavad, et tegelikult on pingeline olukord. Jälgige neid. Samamoodi näiteks, kui nad midagi räägivad, nad hakkavad silmi pilgutama või hakkavad nagu mujale vaatama, siis see on ka märk valetamisest. Et seda kehakeelt tuleb hästi vaadata, kui nad vaatavad otse kaamerasse, kui nad räägivad enesekindlalt, nad ei kokuta, nad ei kaaguta, siis inimene räägib tegelikult tõtt. Sellest saad alati aru. Et tegelikult on hea seda kehakeelt natuke tundma õppida. Ütleme, et kui siis sealt televiisoris esinevad, kus sa näed, et ta räägib rahulikult, ta räägib läbimõeldud, ta, noh, ma ei tea, ei kokuta kuskil, ei vaata kuskil ta niimoodi üles, kui ta räägib, et kui ta on muidugi partner, kellega ta siis räägib, eks ju, siis ei pea muretsema. Mina jälgin seda kogu aeg, sest see annab ka tegelikult informatsiooni, kui sa vaatad loodusesse, sa vaatad loomariiki, ega loom ka tegelikult meie keelest aru ei saa, loom saab tegelikult aru meie kehakeelest. Ja ma olen alati öelnud, kui ma olen igas videos öelnud, siin oleneb alati kõik sellest, kuidas te ise loendate ka neid videosid. Et kuidas sa ise endale nagu need märgid siis nagu, need nagu märke siis tõlgendad. Võimalik negatiivselt, on võimalik positiivselt, on võimalik katastroofiliselt, eks ju. Et ja kui sa uudiseid enam-vähem loed, siis sina ju tegelikult ise paned ka oma uudistele selle hääle, kas sa oled siis kiirustades, aeglaselt, äkilise häälega, muretseva häälega, mega rahulikult. Kõik oleneb ju sellest ka. Ma vaatan siis ma ei saa Soomet rohkem vaadata, sest ma juba seda vaatasin, eks ju. Aga ma vaatan korraks, lihtsalt lõpetuseks, kas on midagi veel, mida me peaksime teadma? Kas on midagi veel maailma tead seal? Üldse maailma kohta, kas on midagi veel, mis tuleb järsku mingisugune uudis, mida me peame teadma. Küll meid siin hirmutatakse juba selle linnugripiga, eks ju, et tuleb pandeemia, korontsik on juba meil ära unustatud igatepidi, et inimene ei saagi enam mitte kuskilt poolt rahu, kogu aeg kuskilt susatakse midagi meile. Vaatame. Nii midagi, kus ma näitan ennem teile. Õnne ja rahukaart. No ma ei tea, mina praegu nagu ei näe ikkagi, et ütleme, vaata, kaart näitab ka muidugi niimoodi, et kui ma panen neist kaarti praegusel hetkel, ta näitabki nagu seda viisi, kui me hetkel mitte midagi järsult ei muuda, kui me lähme samas tempos edasi, siis see on kõige suurem võimalus, mis siis tuleb, eks ju. Ilmselgelt järsku midagi keegi muudab seal või tekib kellelgi mingi mõte, siis võib muutuda ka see ka reaalsus, eks ju. Et, aga praegusel hetkel, kuidas energiat tüürivad, siis ma ütlen, et
mina siiski ei näe meile mingisugust ohtu, nii et me võime täiesti rahulikult olla. Ja minu arust ma ütlesin juba aasta alguses, et Eesti tundub olevat kindlam koht üldse praegu. Kuigi jah, meil on see Venemaa kõrval, aga ta on meil nii kaua siin kõrval olnud, eks ju. Et nagu näha, siis Türgi, praeguse hetkega ei ole ka väga selline kindel koht, kus olla. Et usaldage igas asjas oma sisetunnet, et kohe kottidega tõesti kuskile jooksma ei pea ja kui vaatad uudiseid, vaadake hästi palju kehakeelt. Kui inimene hoiab ka käed kinni näiteks ja inimene paneb jala üle põlve, siis ta ka hoiab oma energiat tegelikult kinni, ta ei taha tegelikult kõike rääkida, ta räägib pooltõde. Kui inimene viibutab teie pihta, näitab niimoodi, ma tean, et Kaja armastab kusjuures mingid videot ma vaatasin teha, siis tema tahab, et teda kuulatakse ja tema tahab olla nagu aste kõrgemal. Tema tahab tunda, et teda kuulatakse, teda nähtakse, et tema sõna nagu maksaks. Tahad ennast teha veel kõrgemaks, kui sa oled. Et jälgige siis vähemalt igapäevaselt neid märke. Järgmise korrani!